Mina olen Martin Henk, ma olen üks Pipedrive'i asutajatest ja hetkel olen Lissabonis, juhin seal meie tootetiimi. Pipedrive on siis ettevõte, mis teeb tarkvara müügi inimestele, kes müüvad midagi kallist, mille müük võtab kaua aega. Me oleme 8 aastat vana, meil on veidi üle 450 töötaja ja üle 75 000 kliendi üle maailma. Organisatsiooni mõttes ilmselt tähendab kõige rohkem seda, et organisatsioon on paindlik. Et suudetakse kaasa minna erinevate muudatustega ja mida aasta edasi, seda kiiremini tegelikult need muudatused toimuvad. Nii siis klientide ootused kui turusituatsioon, konkurendid, maailm muutub aina globaalsemaks kogu aeg. Ettevõte peab olema väga paindlik, et selle kõigega hakkama saada. Läbi selle tuleb kindlasti aru saada, et organisatsioon ise ei õpi midagi. Et organisatsioon on grupp inimesi ja need inimesed õpivad. Ja organisatsiooni eesmärk või võimalus on siis tagada need võimalused inimestel õppida. Kui organisatsioon teeb head tööd selles mõttes, et ta laseb inimestel õppida, siis suudab ta ka olla piisavalt paindlik, et kõigi nende asjadega kaasa minna. Terve rida kõikvõimalikke ametlikke viise, kuidas inimesi harida. Et on koolitused, grupikoolitused, individuaalkoolitused. Võimalik teha seda nii online'is kui koha peal ja kõiki neid asju me ise siin ka teeme. Võivad tulla inimesed ja õpetada tervet gruppi kõikvõimalikke asju tegema, et kas siis tootejuhtimist, arendamist, palkamist, sügavuti kuulamist, kõikvõimalikke asju on võimalik grupiga õppida. Siis saadame inimesi tihtipeale konverentsidele, koolitustele nii Eestis kui väljaspool Eestit. Ja päris suur osa on ka selline individuaalne õpe, kus inimesed ise õpivad, kas siis raamatutest, online kursustest, kõiki võimalikke asju. Mitte ainult otseselt tööga seotud asju, vaid ka laiemalt. Ja see on ka üks põhjus, miks üks meie 6 põhiväärtusest ettevõttes on õppimisvõimekus. Ja sellega me üritame ära hoida inimesi, kes tulevad ettevõttesse, kes arvavad, et nad on valmis ja nemad enam õppima ei pea. Ja kahjuks on selliseid inimesi väga palju maailmas, kes on otsustanud, et nad on oma õppimise juba ära teinud, nad on piisavalt palju omandanud kogemusi eelnevatest kas siis töökohtadest või projektidest, et nemad rohkem õppima ei pea ja me selliseid inimesi tööle ei võta. Et meil on terve pikk protsess palkamise ahelas, kus me üritame tuvastada, kas inimesed on võimelised õppima või mitte. Ja see on kindlasti üks kõige halvamaid asju, mis ettevõttega juhtuda võib. Väga raske on olla paindlik ja asjadega kaasa minna, kui sul on hästi palju ühesuguseid inimesi laua ümber. See on üks asi, mille me hästi varakult avastasime. Et selleks, et olla globaalselt edukas ettevõte, peab ka palkama globaalselt, et meil oleks võimalikult palju erinevaid taustu ja erinevat tüüpi inimesi, kes võiksid siis panustada sellesse. Omal ajal, kui me alustasime 5 Eesti bossi Tallinnas laua ümber, et aru saada, et kuidas inimesed igal pool mujal maailmas mõtlevad. Selleks oli vaja palgata siis võimalikult mitmekesine meeskond. Eks see oleneb loomulikult ka aastast. Meil on siin lihtsalt viimased 10 aastat väga suur mull olnud ja tegemist on alati tööjõupuudusega. Ja sellises olukorras loomulikult töötajad valivad ettevõtet ja ettevõtted peavad siis konkureerima kõige parematele inimestele. See on eriti karm muidugi hetkel Tallinnas, kus on väga palju selliseid silmapaistvaid noori energilisi ettevõtteid, kes kõik üritavad endale palgata võimalikult häid inimesi. Aga ma arvan, et see probleem on praegu enamus maailmas, et inimesi on pigem puudu. Hästi oluline ettevõtluse puhul või ettevõtliku organisatsiooni puhul on just see, et vaadata, et inimeste motivatsiooni ära ei tapaks. Me oleme siin tähele pannud, et inimesi motiveerida väga ei ole võimalik. Et inimestel kas on see motivatsioon või ei ole. Küll on ka ettevõttel võimalik motivatsiooni tappa ja väga paljud ettevõtted ajaloos on suurepäraselt sellega hakkama saanud. See on üks osa, mida üks tänapäevane moodne õppiv organisatsioon peab tegema, on vaatama, et inimeste motivatsioon ei saaks pihta. Ja läbi selle, et anda neile rohkem vastutust võimalikult palju liigutada see otsustamine ja selline tegevus, mis vanasti tuli ülevalt alla, suunata see liikuma alt ülesse. Et inimesed, kes tegelikult seda tööd teevad, kes omavad kõige rohkem infot, kes teavad kõige paremini, kuidas need asjad detailselt käivad, et need inimesed saaksid kõige rohkem ise otsustada ja mitte ainult seda, et kuidas nad midagi teevad, vaid ka seda, et mida nad teevad. Ja läbi selle siis anda neile rohkem omanditunnet ja läbi selle saab ka ettevõte olla väga palju paindlikum.
No eks see kõik algab inimestest ja kui organisatsioon tegeleb sellega, et ta palkab õigeid inimesi ja vaatab, et õigeid väärtuseid hinnataks ja need inimesed saaksid nagu edutatud ja premeeritud, kes neid väärtusi veavad, siis see organisatsioon ise peegeldab seda inimeste kogumit. Kui on inimesed õigesti palgatud, õigesti motiveeritud ja neid arendatakse, siis see organisatsioon saab olla ka samamoodi elukestvalt õppiv. Ja kui neid asju inimeste tasandil ei tee, siis ei saa ka see organisatsioon areneda ega õppida. Ajaloos on väga häid näiteid nii ühest kui teisest. On väga palju näiteid sellest, kus on ettevõte, kes teeb midagi kas edukalt või mitte edukalt ja teeb väga suureid kannapöördeid. Ingliskeelne sõna pivot on viimasel ajal üsna populaarne, kus ettevõtted päris tihti ja päris kiiresti teevad selliseid suuri pöördeid oma tegevuses. Hea näide näiteks on Slack, mis kasvas välja hoopis ühest suurest mängust. Samamoodi Twitter, mis läbis mitu erinevat suuremat pivotit, enne kui nad jõudsid sinna välja, mida nad praegu teevad. Teisest küljest on ka väga palju näiteid sellest, kus ettevõte on olnud hästi järjekindel ja hoolimata igasugustest probleemidest kangekaelselt teeb seda edasi, mis nad on kogu aeg teinud ja siis saanud edukaks. Tesla või SpaceX näiteks tuleb meelde, kus on 10 aastat probleemi otsas, nad ei ole andnud alla ja nüüd järsku on kohutavalt edukaks saanud. On raske öelda, et kumb siis nagu õigem on. Tundub, et vastavalt olukorrale tuleb siis valida, kas olla väga järjekindel ja teha seda sama asja edasi. Ja teisest küljest tundub, et on ettevõtteid ka, kes suudavad ka oma strateegiat väga suuresti muuta vastavalt vajadusele. Et vähemalt siis teha enda teadlik otsus, et kas sa tahad olla see inimene, kes käib palgatööl ja teha seda pikemalt või sa ei taha see inimene olla. Et see tuleb kindlasti ise läbi proovida, vastasel juhul ei tea, et kumb see valik sinu jaoks parem on. Ma olen ise teinud mõlemat, olen töötanud päris suurtes ettevõtetes ja väikestes ettevõtetes ja alustanud oma enda firmasid, et ma oskan väga hästi võrrelda, et kumb mulle paremini sobib. Ja ka suuremas ettevõttes kindlasti on võimalik väga palju õppida just sellest, et kuidas näiteks kasvatada organisatsiooni, kuidas kasvatada osakonda, kuidas inimesi juhtida. Suuremas ettevõttes on tihtipeale väga head võimalused just õppimise jaoks, kuna ettevõte siis hoolitseb selle eest, et inimesed saaksid palkamisi koolitusi, juhtimiskoolitusi, kõiki võimalikke selliseid oskusi arendada ja kuna seal on ka rohkem inimesi, siis on võimalik ka siis leida neid olukordi, kus neid oskusi rakendada ja praktiseerida. Kõvasti tööd teha, see vastupidavus ja arusaam sellest, et need asjad ei tule lihtsasti ja tuleb pingutada ja vaeva näha ja leida neid asju, mis hakkavad paremini välja tulema ja siis lihtsalt panna sinna sisse need 10 000 tundi, mis on vajalikud selleks, et saavutada mingit meisterlikkust ja tegeleda sellega. Tihtipeale võib jääda mulje, et seda vaeva ei pea nägema, et justkui saadakse üleöö edukaks, saadakse üleöö firmajuhtideks, miljonärideks, võimalikeks asjadeks. Enamasti see nii ei ole. Ehk siis soovitan just nagu treenida seda vastupidavust ja töökust ja asjadega tegelemist. See on kogu selle edu alus.